holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Tere hommikut, kätte on jõudnud esmaspäev ja ma mõtlesin, et ma võtan teid täna endaga kaasa üheks päevaks, sest esmaspäevad on üldjuhul sellised päevad, kus me oleme suhteliselt pikalt pisikesega kahekesi. Et Peika läheb hommikul kuskil 8 aeg juba tööle ja siis kohe peale tööd läheb trenni, nii et jõuab kuskil 7-8 koju. Et näitan teile siis sükest täiesti tavalist päeva, kus meil ei ole ei ujumist, ei võimlemist, mitte midagi, et meil tavaliselt hommik algabki niimoodi, et me võtame advendikalendri lahti, loeme siis raamatut, võimleme natukene ja juba sätime õue. Tänane hommik muidugi oli natukene lappes, et ma ei tea, ma hea meelega teeks beebile rutiini, aga mulle tundub, et talle ei meeldi rutiin. Ta tahab ikkagi, et iga päev oleks unikaalne, midagi erilist peab seal toimuma. Et täna hommikul ka ta kõigepealt ärkas kell 5 hommikul. Mõtlesin, et äkki võiks hakata toimetama, aga siis ma suutsin ta kuidagi meelitada ikkagi unne tagasi ja siis ta ärkas kell 6 ja no siis ma ei suutnud teda meelitada unne tagasi, aga õnneks Peika ärkas taga ja ütles mulle, et ma magaksin veel natukene, nii et ma tegin veel tunnikene und sinna otsa ja ta tegelikult oli jumala väsinud, nii et jäi 7-st juba uuesti magama ehk et meil on juba päevakava täiesti lappes. Nii et me oleme nüüd siis justkui teise unejalutuskäigul juba ja mul nii meeldib jalutada lihtsalt. Sellest, et ma saan ise sammud tehtud, siis see on väga hea aeg, kus vaadata kõiki vlogmasse, mida on nii palju ja mul on nii kahju, et ma ise see aasta ei tee, aga ma pean ikkagi mõistusega võtma, et oleks ainult pisikene, siis ma tõenäoliselt teeksin puhtalt juba sellepärast, et ma tahan mäletada seda, kui kiiresti ta areneb, sest ta iga päev on täiesti uus inimene juba. Aga kuna meil on lisaks veel majaehitus, mis käib siukse sprindiga, et meil esialgu oli siis lepingus kirjas, et me saame maikuuks sisse majja. Nüüd projektijuht ütleb, et me saame veebruariks sisse. Mis tähendab seda, et me peame suht kiiresti kõike otsustama, tegema, saama. Ja see on full-time job omaette, seega maja ja Peepsu kõrvalt lihtsalt vlogmas ei ole variant, aga järgmine aasta ma kohe kindlasti teen, sest täiega tahaks lihtsalt kõiki neid jõulumälestusi talletada, et praegu ma proovin lihtsalt siis pisikest filmid iga kord, kui ta midagi uut teeb, et eile me tegime esimest korda temaga lumeingleid, et Peika pani ta lume sisse ja siis ta tegi kätega niimoodi ja sõi nii armus. Aga me jalutame nüüd natukene ära. Siis vaatame, kas ta jätkab oma tuju, kui jätkab, siis me saame asjalikud olla. Aga praegu me jalutame siis poodi, sest päkapikul on natukene vaja varusid täiendada ja meil on munad puudu. Seega lähme teeme selle ära.
sai jalutatud, sammud kirjas, mõned vlogmassid vaadatud. Ma jõuan suht palju tegelikult vlogmassi videosid ära vaadata, sellepärast, et ma vaatan 2-kordse kiirendusega. Et kuidagi minu aju protsessib niimoodi infot hea meelega, et muidu võib-olla natukene aeglane sisu tarbida, et ainult muusikat on naljakas kuulata 2-kordse kiirenduse, kui kellelgi on nii-öelda pandud ilukaadrid, kus on muusika taga, et siis ma mõnikord lülitan ennast tagasi ühe peale, et vaadata seda ilu, aga pisikene jäi veel õue tuttu. Me kunagi ei tea, kui pikaks ajaks see on, kas see on 5 minutit või see on paar tundi. Eriti praegu, kus tal tundub, et tuleb hammas, sellepärast, et nagu see koht on kõrgem ja ta aeg-ajalt teeb sükseid nagu kõik on jumala tore, kõik on jumala hästi, siis ta peaks ja paneb täitsa nagu suunurgad alla, et midagi vist valutab ja kui ma eile klaasiga vaatasin, siis mulle tundus, et see kiku sealt tuleb, nii et täpselt õigeks ajaks, et hakata päris toitu sööma, sest ma ostsin juba ära Baby Coolist need püreed, et talle esimesi jampse anda ja ma arvan, et me hakkame talle ikkagi näputoitu ka andma, ehk et mingit kurki ja avokaadot võiks taga siis proovida ka siin lähiajal süüa, sest enne kui tal 6 kuu visiit on, siis perearst tahtis, et ta prooviks juba midagi, mis on nii-öelda päris toit ja ma ei saa aru, kuidas ta juba nii suur on. Ja ma ei arvanud kunagi, et mina olen see emme, kes hakkab igatsema imetamist, aga mul hakkab kohale jõudma, et põhimõtteliselt meil on ainult pool aastat veel jäänud imetamist ja siis oleks aeg nagu selle asjaga lõpetada, et ma ei teagi. Ma alguses mõtlesin, et peaasi, et 6 kuud on ja imetab. Nüüd ta saab 6 kuuseks mingi. Ma ei taha lõpetada, see on nii nunnu aeg, kui ta lihtsalt koisus on. Aga jah, ühesõnaga, nüüd me peame toimetama hakkama ühesõnaga, sellepärast, et me ei tea, kaua ta magab, meil on vaja kingitused ära pakkida, ma kinke teile ei näita, sellepärast ma tean, et osad inimesed, kellele kingitused lähevad, vaatavad neid videosid, siis meil oleks vaja ahi ära puhastada, ma tahan siis proovida seda sooda ja vee segu, et paned selle lihtsalt ahju ja siis kraabid pärast maha, vaatame, kas saab puhtaks, sest mul hakkab kohale jõudma ka see, et paari kuu pärast me kolime siit minema, nii et kui keegi otsib endale väga ilusat üürikorterit, siis ma võin jagada linki. Et ma hakkan ühesõnaga tasapisi juba koristama niisuguseid suuremaid asju ja kui ahi on puhastatud, siis oleks vaja pesu kuivama panna, ehk siis hakkame otsast toimetama, paneme taustaks veel mingisuguseid vlogmasse ja kui need otsa saavad, siis paneme jõulumuusika taustaks ja hakkame pihta. Pisike tegi meil siis tund 45 und, mis on päris hästi. Ma jõudsin 3 kingitust ära pakkida, jõudsin ahju panna selle söögisooda asja ära, see peab nagu nii seal paar tundi seisma. Pesumasin veel valmis ei jõudnud, aga saame seda siis koos kuivama panna ja mind häirib üks asi nagu meeletult lihtsalt. Kui keegi teist teab, kuidas saab ära soojakotilt selliseid plekke, see tundub nagu mingi rasvane asi, ma kujutan ette see, mis talle näkku panna külma ajal, et sellest on mingisugused plekid siia tekkinud ja minu neitsi-aju iga jumala kord, kui ma jalutama lähen, siis see häirib mind nii hullult, see lihtsalt nii hullult häirib mind, ehk et kui keegi teab, kuidas saada nendest plekkidest lahti ilma, et ma sellest fluffilisusest ilma jääksin, siis help a girl out. Ja nüüd on meil siuke 2-tunnine ärkveloleku aken, nii et me peame nuputama, mis me teeme, tõenäoliselt võimleme, tantsime, loeme raamatut kindlasti. Mul on Baby Sparksi siuke äpp, mis annab erinevaid kohaseid harjutusi, mida võiks teha, nii et teeme kindlasti neid. Ja ma ei teagi, mis sa arvad? Kas meil saab lõbus olema? Ikka saab, kas me kõigepealt sööme? Sööme, jah. Send
Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop, and you can't put it on your sleigh. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. Kas me läheme õue? Me läheme õue. Lilikene ja edasi tujuma. Nii nagu ta meil siin kogu aeg on. Õue ta ju ei viitsi külm on, jah? Sa tahad pikutada. Just wanna Pisikesega on õues käidud, tal oli suhteliselt rahutu nii-öelda uni, seega ma jätsin oma jope ja mütsi ja saapad igaks juhuks siia. Juhuks, kui ma pean õue tormama, et aidata tal edasi magada, et ta saaks ikkagi normaalse nii-öelda pikkusega une tehtud. Aga hetkel on mul vaja siis natukene maja asjadega asjatada, sest mul on vaja helistada hindajale, maja hindajale, kuna kui sa võtad ehitatava maja jaoks laenu, siis sa ei saa kogu laenu korraga, vaid sa saad seda jupiti. Meil juba see osa oli ära, kus me saatsime pildid, et kuidas maja ehituse edeneb. Ja nüüd viimase osa saamiseks on meil vaja siis uut hindamisakti ja eelmine nädal see naisterahvas käis siis maja peal, vaatas kõik üle ja nüüd mul oleks vaja seda sapp kätte saada, nii et ma helistan talle, uurin, kus maal see on. Siis mul oleks vaja vanni tarnijale helistada, sellepärast, et meil oli tarneaeg 6-10 nädalat, mis oleks olnud täiesti fine, kui me oleksime sisse kolinud nii-öelda märts-aprill, mis me arvasime esialgu. Aga kui me veebruaris sisse kolime, siis natukene võib minna napikaks selles osas, et tahaks, et ehitaja paneks ikkagi selle vanni paika, sest see on kivivann, mis on ikkagi mitusada kilo. Ehk et ma helistan ja uurin selles osas ja ma olen nälgimas. Ehk et meil on vaja lõunasöök ka teha, mis on siis ühtlasi Peikale õhtusöök. Me ise tõenäoliselt snäkime ja sööme Bloomi jõuluistumisel, ehk et me lähme täna pisikesele väiksele seiklusele ka pisikesega, et sinna võtame ka kindlasti kaasa, aga hakkame otsast tegema, sest taaskord pole õrnaimugi, kui pikalt ta magab. Just mingi turbokiirusel õue, sellepärast, et pisikene hakkas läbi une nutma ja mul oleks vaja, et ta veel natukene tuduks, nii et panin saapad jalga jope peale, jooksin kiirelt õue, tegime paar lõiku edasi-tagasi, ma väga pikalt ei saanud, sellepärast mul kartul keeb, aga mulle tundub, et ta vist jäi edasi magama, sest jalutuskäigu ajal ka mul nii-öelda mom math käib, ehk et me oleme jõudnud sinna päeva ossa, kus oleks vaja natukene planeerida, ehk et kui Liisa tuleb meile järele 5.20, siis ideaalis ta võiks ärgata süke 3.20 aeg, et ta autos magaks ja me jooksime jõuluistumisele ilusasti nii, et ta on puhanud.
Kell on hetkel 2:40 ehk et me oleme väga ligilähedal sellele, et see õnnestuks, aga ma näen, et ta natukene veel sipleb. Okei, ma lähen natukene õõtsutan teda. See mom math on alati siuke, et nagu saadet plaane ja pisikene otsustab risti vastupidi. Aga loodame ikkagi, et praegu õnnestub ehk et ma lähen õõtsutan teda veel natukene. Enne võtan kartunit pliidilt ära, sest muidu on jama majas. Neiu ärkas väga eeskujulikult 15:10. Loodetavasti talle sobib ka ülejäänud maamgraafik ja ta on nõus autos ka magama. Aga me võtsime nüüd ilusasti paarde mänguasja välja, sest minu arust oli see Evelin Melnikov, kes ütles, et põhjus, miks tal kodu on korras ka 2 lapsega on sellepärast, et nemad panevad kogu aeg peale mängimist mänguasjad ära ja me oleme Peikaga samasugused, kui me midagi kasutame, siis see läheb alati tagasi sinna, kus ta originaalis võetud on ja me üritame pisikesele siis tema mänguasjadega samamoodi näidata, et kui me mängimise lõpetame, siis me lähme paneme asjad tagasi ja me ei võta väga palju mänguasju korraga, et ma üritan mõtta lihtsalt erinevat tüüpi, et see on see, millega tal meeldib nii-öelda haarata 2 käega, see on see, mida tal meeldib lugeda, sest see krabiseb on ja siin on see peegel, see on see, mida tal meeldib lutsuda. Et 3 mänguasja ja siis tegelikult enamus ajast lihtsalt käib ja otsib erinevaid uusi tekstuure. Praegu on vaip meil lemmik ja issand su juuksed on natukene lappes peale tudu pisikene. Me peame need ära kammima ja uued patsid tegema, sest me lähme varsti peole. Me peame sulle outfiti ka välja valima veel ja varu outfiti, sest me teame, et autos juhtub ikka õnnetusi. Aga ühesõnaga me natukene aega mängime ja siis juba peole. Tuli meile järele, nii et me oleme pisikesega ilusasti kodus, kuna ta teeb hetkel õhuvanni, sest tal on mähkmelööve, siis ma teda ei näita. Ehk et ta meil pall ja pepuga siin, aga nii tore oli istuda Bloomi / Spargi tüdrukutega ja lihtsalt rääkida natukene tööjuttu, muljetada, kuidas kõigil läheb ja kohe on aru saada, kui sa lähed kuhugile emaga, sest meil oli see, et Eliken ei tahtnud meil väga magama jääda, kui me autosse läksime, sest talle turvahäll ei meeldi. Ja siis Liisa oli kohe, ma olen kõike näinud, vaja, sõidame nii kaua ringi, kuni magama jääb, kaua tal magada on vaja, teeme ära, ehk et nii tore lihtsalt. Sellise inimesega on esmakordsel emal nagu nii hea ja turvaline olla. Ühesõnaga, mega tore õhtu oli, mul on kahju, et me pikemalt olla ei saanud, aga pisiksel tuleb varsti vanniaeg, tuduaeg ja nii edasi ja unerutiin on täiesti püha, kui sul on nii väike laps. Aga me saime kätte oma hindamisakti. Tundub, et
kõik on hästi, et hindaja sõnul on siis 75% majast valmis, ehk et äkki me saame oma viimase osa laenust ka päriselt kätte ja võib-olla siis kolimegi juba veebruaris sisse, ehk et Peika just täna otsimas siis neid värve, mis mulle meeldisid, käis reaalselt Tikkurilas, sest need on nii erilised värvid, et neid näljalt kuskilt ei leia ja meil on siis 2 valge vahel valime, üks on siuke soojem ja üks on siuke neutraalsem ja siis on 2 rohelise vahel. Üks on nagu mega tumeroheline, siin ta tundub praktiliselt must, aga meil iseenesest selle köögi seina peale langeb meeletult palju valgust, sest seal on kõik suured aknad, et võib-olla seal ei ole ta nii must, et peab testima, reaalselt võtma kaasa nii värvikaardi, kui ka ma arvan midagi reaalselt ära värvima. See on siis see teine roheline variant, mis on ka mega ilus iseenesest, siuke tume metsaroheline, sest ütleme ausalt, rohelisega võib panna väga pange ja me ei tahaks floppida sellega, ehk et katsetame enne, kui me reaalselt köögi ära tellime, seinad ära värvime, et see sobiks ka meile sinna koju. Aga ma siinkohal pakin vlogi kokku ja teiega näeme juba varsti, sest nädalavahetusel on meil jõuluistumine ja pole teid ammu maja peale kaasa võtnud, nii et ma kindlasti võtan nädalavahetusel kaamera kätte ja näeme siis juba. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark. A spark.